Nüüd kolmas küsimus, mis oli väga sisuline ja puudutas põllumajanduspoliitikat, siis sellele küsimusele kahjuks peaminister ei vastanud. Puudus täielikult spetsiifiline teemakäsitlus. Oli lühikene loosunglik raamseisukohtade tõdemine ja propagandistlik viide maksupoliitikale. Seal ka iseenda poolt varem kehtestatud maksude ärajätmine. Ja see oli kõik, millega siis tulevikus püütakse tagada jätkusuutlik põllumajanduspoliitika ja stabiilsus põllumajandustootjatele. Seda on ilmselgelt vähe. Mis on meie probleemid? Jätkuvalt ka Euroopa Liidu sees, ühise põllumajanduspoliitika sees ebavõrdsus, mis on tekkinud loomulikult juba ühinemise eel ja ühinemise ajal Euroopa Liiduga ja mida me ei ole suutnud järgmise enam kui 20 aasta jooksul likvideerida. Ma julgeks öelda, isegi oluliselt ei ole suutnud muuta. Tegelikult see nii kahetsusväärselt on. Sellel on omad objektiivsed põhjused. Toon näiteks, et ilmekalt oleks võimalik aru saada, kui soomlased ühinesid Euroopa Liiduga, siis nende toetused enne Euroopa Liitu liitumist olid oluliselt kõrgemad, kui olid toetused Euroopa Liidus. Ja nemad pidasid läbirääkimisi, milliseid toetusi nad peavad vähendama, millise aja jooksul. Eesti, Balti riigid ja enamus Ida-Euroopa riike, meie toetused olid peaaegu olematud võrreldes Euroopa Liidu toetustega enne liitumist ja meie pidasime läbirääkimisi, kuidas me siis hakkame saama suuremaid toetusi, võrdsustama, millise sammu me hakkame minema. Ja ausalt öelda, see protsess käib siiamaani ja mingisugust erilist võrdsust ei ole. See ei ole etteheide praegusele istuvale valitsusele ja peaministrile. Aga see on tõdemus, mis on 20 aasta jooksul toimunud ja me oleme teosammul selles protsessis edasi liikunud, aga põllumehed selle niinimetatud ühisel turul on toimetanud juba aastakümneid ja seda on kompenseeritud loomulikult, ütleme siis nii, teatud mastaabiefektiga. See tähendab, et me oleme pidanud olema efektiivsemad, me koondame, kontsentreerime oma tootmist väikses riigis. Maa kontsentreerumine, maa kasutuse kontsentreerumine on tegelikult meil tõsine probleem ja nii edasi. Me ei jõua seda lahata siin selle lühikese sõnavõtu raames, aga see on üks tõsiseid probleeme, mille arvelt me oleme pidanud kompenseerima keskkonnanõuete, kompenseerima maaelu üldise arendamise arvelt neid ebavõrdseid tingimusi, et püsida siis Euroopa Liidus konkurentsis. Eraldi ma oleks muidugi lootnud ja ma loodan, et peaministril on lõppsõna võimalus, mis on strateegilise tähtsusega asi ja ma julgen öelda põllumajandussektoris kõige olulisem, mida siin saalis väga vähe puudutatakse ja millest valitsused on hiilivalt mööda läinud. Selle teemaline eelnõu on ka siin kas üle-eelmises koosseisus vist ka korra menetletud, koosseisu volituste lõppemise tõttu langes ta välja, on viljaka põllumajandusmaa kaitse. Eestis puudub igasugune viljaka põllumajandusmaa kaitse, aga viljakas põllumajandusmaa on taastumatu loodusressurss, mis alastamatult kahaneb. Ühelt poolt valitsuskoalitsioonile meeldiva niinimetatud kliimamuudatuste tulemusena Eestis võib-olla vähem, laias Euroopas rohkem, aga eriti, mis puudutab ohjeldamatut ja läbimõtlematut maakasutust, igasuguste rajatiste, hoonete, mõtlematute planeeringute all me loome tegelikult piirkondi, kus me ka ei tee korralikke planeeringuid, läbimõeldud arendusi, ei ole seal korralikku maaparandust. Ma ei räägi praegu soode taasloomist ja nii edasi. Aga viljakas põllumajandusmaa, mida on vahepeal ka isegi Euroopa toetustega, tõsi, metsastatud ja nii edasi, mis on täielik rumalus. Paljudes riikides on olemas viljaka põllumajandusmaa kaitseseadus. Seda ei saa hoonestada mõnel pool üldse mitte. Ei olegi võimalik viljakat põllumajandusmaa hoonestada. Paljudel puhkudel on mõistlikum võtta maha vähe viljakal maal kasvav mets ja sinna hoonestada, kui et põldudele hoonestada, mis on väga viljakad. Aga meil see puudub. Ja me oleme koosseisude kaupa rääkinud erinevates koosseisudes, me ei ole selleni jõudnud. Mul süda valutab selle üle ja see on strateegiline ressurss ja seda ei ole võimalik taas pöörata põllumaks tagasi. Sõbrad, seda ei ole võimalik mitte kunagi, ei 100 ega ka 500 aasta jooksul tagasi pöörata viljakaks põllumajandusmaaks.